ei räägi, jah. Mul jäi, tähendab, kas sa takti mõistet täna esimest korda tutvustad või juba teavad? See on, tähendab, helivältus on põhimõtteliselt läbitud etapp. Et praegu on teine tund helikõrgus. Jah. Et ütleme, nad on nüüd teine tund, mis tähendab seda, et nad olid siis, eelmine nädal oli veel, sain nad esimest korda helikõrgused kätte. Eelmine nädal. Ennem seda toimus tegelikult helivältustega, ennem seda veel olid tegelikult kohe me ei hakanud helivältustega, vaid me tegelesime, ütleme sellest veel pool sellest oli siis objektid nii-öelda, kus me lihtsalt oli visapaktud. Nii-öelda see oli ka, ütleme 3 tundi. Ja see termin meetrum, kas sa oled sellest ka juba rääkinud või kuidas? No ikka. Põhimõtteliselt on ära räägitud meetrum, löök, et mis on siis see nii-öelda lugeja, nimetaja, eks ju, mis on see loogika olemas, on siis see tabel, eks ju, kus nad saavad noppida. Meetrumist me ei ole, vaata meetrum tuleb meil rütmiga. Et vaata teema nagu selles, et mitte kuhjata üle teoreetiliste mõistetega, vaata selle meetrumiga nad ei hakka siin midagi peale. Nad ei hakka midagi peale. Ja selle vea tegin, oota, kuul ma räägin lõppu, et ma tegelikult alguses ma isegi ühe klassiga hakkasin seda rääkima. See on isegi võib-olla, ma ei mäleta, kas see nüüd oli klass, mida salvestati, ma tõesti ei mäleta. Et mul on siin vaata 2 klassi ka ja ma sain aru, et see on nagu, et ühesõnaga neil, mis siis juhtus? Et kui nad on nullist alustajad, siis on see, et neil läheb segamini löök ja siis nii-öelda see tema reaalne vältus, ehk siis see, et kas ta on 16-ndik või kas ta on 2-ndik või kas ta on nagu nii-öelda, ühesõnaga ta läheb sassi, kas on pool lööki või pool noot näiteks. Seda aru. Et kui ma hakkan talle rääkima löökidest, nad umbes näiteks näed, et see, ütleme see, asi on selles, et see ju meetrum muutub iga taktijoonega. Selle takti mõõduga, selles mõttes, et ma ei, et ühesõnaga, et see sama noot võib olla mingist teisest takti mõõdust, ta ei ole enam näiteks pool lööki, eks ju. Saad aru? Ja see on neile palju, ma sain sellest kohe aru. Ühe klassiga ma selle tegin ja see oli nagu suhteliselt poolte õpilastega oli suht hävinud. No ilmselt on see... Ei, see on palju, kui sul on alles täiesti uus. Mõtle selle peale Gerhard, et siin on ainult võib-olla, selles klassis reaalselt ka ma tean, siin on need 2 kaksikut tüdrukut. Ja siis üks tüdruk seal nende taga, kes nagu ütleme, kellel ma võiks rääkida ma löökidest ja meeldust. Ülejäänud on null. Ütleme, rääkida saab ikkagi praegusel hetkel see, et on vältused ja siis on olemas takt, millel on struktuur. Ja vältused peavad olema selle ja takti struktuur, kui sul näiteks on 2/4, siis see näitabki seda, et on takt, mis jaotub 2, on 2/4. Et nad ei saanud hakata mingi vahelduva takti mõõduga. No näiteks, aga nad võivad ka panna. Nad võivad teha, sellepärast, et mul on teinud ja just nimelt, et nad on, mul annangi nagu seda loogikat, et see on kohe algusest peale, ma nagu süstin neile seda, olen süstinud, et tegelikult, et sa ei pea minema lõpuni ühes takti mõõdus. Et kui sa nagu leiad, et sul on, et see on alati lahendus ja see on nagu kergemad, mingis mõttes kergema teele minek, eks ju. Et sa vaatad, oi, mul jäi näiteks nagu 1 veerand üle, okei, läheb siis 5/4, 4/4 asemel ja nii edasi. Tähendab, neid on 2 teed, eks ole, kas jääd sinna meetrumi... See on ka, mida ma olen neile nagu selgitanud, jah, et kas et üritad nagu ikkagi jõhkralt kuni selleni, ma olen ära rääkinud näiteks pided. Teavad, mis asi on pide. Et selles mõttes, et milleks seda kasutatakse. Ja sest siis nad peaksid, kui nad peaksid mingid, kui nad on suvalised pannud vältusi kirja ja siis nad hakkavad seda meetrumi või selle takti mõõdu süsteemi paigutama, eks ole, siis on vaja vahepeal, eks ole, ühesõnaga, põhimõtteliselt 2 strateegiat. Üks on see, et sa tahad tingimata, et see noot kestaks üle takti joone ja teine on see, et sa tahad, et sinu rütmistruktuur ei oleks selline täpselt löökidel koos. Eks ju. Et sellega saad seda lõhkuda, sünkoop. Aga kuigi sünkoobi mõiste tegelikult meil tuleb ka alles järgmine aasta rütmiga seoses. Tegelikult me selles mõttes kui mõiste ja me sellega nagu pikalt, aga ma andsin neile seda nagu nuusutada läbi selle pide. Võib-olla meetrum ei ole siis kõige õigem sõna takti mõõd. Asi ei ole üldse, asi ei ole nagu selles mõttes niivõrd meetrumis, kuivõrd just nimelt, et see infot tuleb liiga palju neile. Ei, ma saan aru, aga
aga meetrumi mõiste, noh, iseenesest on... Ei, võib-olla ma valisin vale, mul oli vale, praeguses olukorras mitte sobiv termin, aga meeles aga taktimööd. Tähendab, see takti, need eelnevad taktimöödud on ju siin selle näidislehel ju täitsa kõik olemas. Ja mis ongi see, et tegelikult, et see on jällegi selline asi, et võib-olla kui sa annad isegi neile osadele, kes noh, see on tegelikult neil tabel, mis on neil käest, noh, ma arvan, et nüüd kuu aega tagasi oli neil näpu vahel, vahepeal ei ole olnud nagu. Ja siis nad on nüüd selle uuesti... Mitte see tabel, vaid sa räägid... Kas sa oled jaganud seda vältuse tabelit või? Ei, nad said selle nüüd endale kätte, aga nad on näinud seda. Nad on seda näinud, mitu tundi tegelikult. Just, okei. Nad on seda näinud. Ja noh, osale on ikka see, et algusest mida? Jaa, ei, no muidugi see... Aga see ongi see asja, jah, et see ongi see, et tegelikult nagu, et siin on antud ära sisuliselt nagu pool maailma. Absoluutselt, jah. See on samas mõttes ka, see on ikkagi, noh, Andrus on ikka üritanud seda teha, või enam-vähem mingisuguseid selliseid variante, eks. See on intuitiivne, vaata see lõpp läheb, see algus on süstemaatiline. Järgmised taktid on konstruktiivsed ja siis hakkab minema järjest intuitiivsemaks. Ja kõik on ära illustreeritud lihtsalt selle nii-öelda põhikooli alguse haridusmurdide liikmiste lautamistega. Kuna pausid on ka kaasa arvatud, siin nüüd läheb... Et selles mõttes, et kui ma näiteks nüüd hakkaks vaata Gerhard neile praegu, noh, mingis mõttes vaata meile tundub see, et jube lihtne oleks ju hakata õpetama niimoodi, et no näed, kuule vaatan, et siin on ju, eks, et see on täpselt üks löök, eks ju, siin on teine löök, siin on see kolmas löök, eks ju. Noh, aga nüüd ongi küsimus selles, et vaata, siin on 3/4 taktimät, eks ju, siin on meil löögialuseks veerand, ma räägin siin nagu ja kui ma pean hakkama näiteks siin rääkima, et selleks löögialuseks on pool noot, tegelikult see on juba nagu liig. Ei, ma saan aru, aga termin või mõiste taktimööd võiks olla kas või siin kirjutatud, et nad saaksid aru ka seda lehti. Vaata see kõik tegelikult, vaata see on nüüd ongi, noh, ega see ei olegi meil nagu mõeldud, et see on nüüd mingi ideaal on. Ei, ma ei eedagi seda, aga samas see informatsioon ju sisaldub siin. Meil on puudu tegelikult. Kuna sa nüüd seda kõike sa ei saa siia panna enam. Aga meil on see olemas muide, Gerhard. Vaata, kui sa lähed nüüd sinna Drupalisse, siis seal on need hotspotid, kus on tegelikult antud igale sellele asjale just nimelt, mis see on, nagu laps paneb sõrme peale. Seal on see olemas. Oota, kuula nüüd lõpuni, Gerhard. Et ma vastan sulle juba ära. Et põhimõtteliselt see sama joonis on olemas Drupalis üleval, seal kus on show all. Ja seal on niimoodi, seal on hotspotid, absoluutselt iga asi on ära selgitatud, näiteks mis asi see on, nii, see on taktimõõt, mis taktimõõt see on. Näiteks mis asi see on, et see on veerand noot, eks ju, et see on nii. Kõik objektid, mis siin vähegi on, mis algajal nulli tekitada küsimuse. Ei, siis on selge, tähendab, siis see vastab... Et lihtsalt selle joonise peale füüsiliselt, näiteks selle Beethoveni lehel, palju meil on 72 hotspoti juba. Et tõesõnaga seda sigri-migrit nüüd veel sellele lehele panna, läheks graafiliselt täiesti, no inimene ei hooma, aga seal arvutus on see väga hea, jah. Aga kui sa ütled, et sa teed suuremad asjad nagu siin tunnis ära ja nad ei näe näiteks, ma oletan, võib-olla nad ei näegi seda osad pole seda pidantki vaatama, selles mõttes, et aga neil on võimalus. Kui sa ei eelda seda, et nad seda vaatavad, aga sul on vaja seda tunnis, siis võiks vähemalt üks mõiste siia juurde rohkem vähem ju ei lisa. Oota, küsimus on Gerhard ka selles, et kujuta nüüd ette, kui ma annan talle näiteks aga ta peab ju aru saama, mis asi on see. Jaa, selleks on õpetaja tunnis. Jaa, ei. Jaa, aga ma ei saa selles mõttes, kui sa annad neile kätte, see läheb siit sisse, sealt välja, nad unustavad. Sa võid muidugi öelda minna Drupalisse ma ei ütleks, et nad unustavad. Asi ongi vaata Gerhard selles, et nad unustavad siis, kui ma annan teile selle definitsiooni lihtsalt, aga kui nad juba põhimõte ongi see praktilised ülesanded tegelikult. Jaa, vaata, aga sa said ju ainult 2-3-4 inimesega kohaga tegeleda, teised, ma ei tea, millega tegelesid, nad olid tublid, aga igatahes sul on ju, sa ei saa ennast ju 4-5 ei saagi. Eks ole. Ja siis, kui see üks mõiste on veel siin lisainfona peal, sul on ju siin antud teatud selgitus, mis igas reas on ja kui see on ka veel lisaks ära selgida, siis on pilt selge. Vaata, Gerhard, siin tuleb hoopis veel see teema, et asi on ka tehniline. Indrek ütleb ka praegu, et koolil on oma paljunduslimiit. Et kui sa nüüd hakkad printima pabereid, kus iga peal on nagu üks sõna juures,
täpselt sama joonis, kus on umbes nii, et seal on nüüd takti mõte, aga näiteks mingisugune muu asi, taktijoon on seletamata. Teeme uue paberi, et see ei ole nagu võimalik. Ei, ma saan aru, aga lihtsalt... Ma ju räägin selles, et me oleme praegu arengufaasis. Ma saan aru, et ta tahab, et oleks kõik... See ei ole võimalik. Ei, ma ei räägi kõigest, ma räägin sellest... Seda küll, aga mis sa välja jätad? Et see ongi see, et seal netis on see olemas ju kõik. Jaa, aga kui sa jällegi ütle, et sa ei nõua netti minemast ja jagad need paberid, siis see üks info on minu jaoks puudu. Ja, aga tegelikult, Gerhard, ma praegu enda nagu, ma vaatan sedagi nüüd, me tulime helivältsude tagasi. Vahepeal on läinud, on olnud 2 tundi, kus nad pole helivältust teinud, eks, pluss vaheaeg siin otsa. 3 nädalat me ei ole sisuliselt helivältust puudutanud. Ja ma näen seda, et olukord, et põhimõtteliselt, kui ma hakkan neid reaalselt küsima, kõik suutsid mulle vastata lõpuks ikkagi, mis asi on lugeja, mis on nimetaja. Ma leian, et sellest on nad aru saanud, et ma ei pea seda sinna selgitama. Aga alati on, ma tahan öelda, et see tabel loomulikult ei ole mingi ideaaltabel. Ei, loomulikult ma seda ei eeldagi ja seda keegi ei eelda, lihtsalt praegu seda ühte ainsat tundi vaadeldes ja lihtsalt, et kaasa aidates, mida mina näiteks, kui ma oleks lapse situatsioonis või didaktiliselt, ma mõtleks, et see üks info võiks veel olla juures. Vaata, Gerard, me räägime ikkagi erinevatest koolitasanditest. Kui me räägime gümnaasiumist, siis see mõte on tegelikult sellest, me ei tee nagu ühe asja. Vaata, need joonised on nagu väga suured kompleksid. See joonisega töötataksegi tunnist tundi. See ei ole selline asi, et sa vaatad ükskord ära plaks, see oli see. Ja sellised joonised nagu ei olegi. Meil ongi Indrekuga mõte, meil alguses oli mõte, et teeme A2 plakatid, need pannakse välja, põhiasjad on niimoodi väljas, inimene käib sellest joonisest terve aasta mööda. Kui niimoodi, et seina peal näiteks mingid 3 suuremat, ma ei tea, helikõrgus, helivältus, võib-olla mingi asi veel. No need 3 tabelit, ega siin ongi, need 2 tabelit on väljas, ta võib seda kogu aeg, need võikski printida ja panna. Et ühesõnaga ta uuribki neid kogu aeg ja seal ongi nagu tohutu kompleks asju, seal on nagu terve rida neid, mis see on. Esimest korda mulle Andrus seda näitas, siis ma olin siuke skeptiline. Ja aga ma olen järjest aru saanud, et tegelikult see töötab. Ja just nimelt, mis mind huvitab see, et ma olen olnud 23 aastat gümnaasiumis õpetajaks ja ma näen seda, et üks asi on see, et ikkagi neil on ka challenge'id vaja. Ja alguses on, ma mäletan seda esimest, Andrus on kogu aeg juures on, et kuidas see esimene tund näiteks oli, kui ma alguses hakkasin, ega ma hakkasin kohe põrutama. Esimene tund oli kohe niimoodi, A4, nii, visad partituuri, ma tulin, et lihtsalt kohe minema ja siis oligi, aga kas me ei laulagi siin tunnis mingi 2 tüdrukut on ju tagapingist, ehmusid korraks ära, et kuhu nad sattunud on. Aga see oli juba teiseks tunniks nagu möödas, et kui nad olid 1 tunni läbi saanud, et mis siin neid ootab. Ja põhiline ongi see, et mis meil oli see koosolek, kus kogu tuli välja, et aga miks peab olema kogu niimoodi, et sama asi, miks peab kohe aru saama? Mis on see eeldus, et ma saan kohe esimese... Ühe klassiga töötab mõne teise klassiga... Sa näed nüüd siin põhimõtteliselt 3 klassi. See on väga erinevad. Ei, ma usun, et see nüüd oli, ütleme, need 2 nüüd, see ja nüüd see järgmine on nagu nii-öelda humanitaar, nad ei ole üldse mingid matemaatiklassid. Ja ütleme, mina seda ei pea, aga ma ütlen, osad õpetajad peavad, ja EV-d, ütleme, nad ei pea neid siin väga nagu eliitklassideks nagu selles mõttes nagu õppe edukuse koha peal. Mina tunnistan ausalt, et ma sellega väga nagu ei taju seda vahet nagu. Pigem motivatsiooni küsimus. Ja nüüd 3. klass on siis reaalselt nüüd reaaliklass. Ja ta on nüüd ka mitte esimene, vaid ta on 2. aasta. Ja nüüd lihtsalt vaata seda vahet, aga nad mõlemid saavad, need mõlemid, kõik need 3 saavad praegu, nad on ikkagi alustavad nagu 0 tasandit selle süsteemiga. Et lihtsalt selles mõttes, et ja nüüd vaatan, et kas on reaaliklass, eks ju, kes nii-öelda väidetavad, meil on need tublid nii-öelda. Ja nüüd vaata neid 2 klassi, kes nüüd järgmine tuleb ka veel on siis ettevõtlus. See oli nüüd Euroopa. Kus on nagu rohkem filosoofia, ajalugu, keeled. Ja siis on ettevõtlus, seal on nagu rohkem, seal on ka, ütleme, humanitaarne, seal on multimeedia, midagi sellist, seal mingid seal. Ja siis tuleb mul nüüd R2, ei, R1, meil on kokku nüüd R, nagu R1 ja R2, sest need vaata need matemaatia, pluss veel A-d on, AK-id minul ei ole, AK-d on mul selles arvutimuusikas. Et siis
et noh, et need A-d on need kõige rajumad muidugi, aga need R-id on ka, neil on ütleme siis natuke leebem see, mitte nii räige nagu see reaal, et ta on siuke natuke siuke mingi sümbios humanitaarist reaalist, et siis need R-id. Ja noh, et vaata, et noh, et need on nüüd nagu aasta vanemad tüübid, tulevad kolmandana. Et kuidas sulle tundub, et kas see pilt on nagu väga teine vastuvõtlikkuses? Ma arvan, et ei ole tegelikult, jah. Ja ausalt öeldes, kui ma vaatan nüüd ka, et ma arvan, mida aeg edasi, seda rohkem need näiteks samad, kas või need, kes muusikakoolis käivad, siis ma vaatasin, alguses on tõesti selline endaks tiitekas. Ütlen, võib-olla see objektide osa oli natuke uus huvitav, et seal ei olnud, aga siis, kui tulid, hakkasime helivältused, loomulikult, nagu ma hakkan rääkima, et taktimõõd, nimetaja, lugeja, loomulikult ma nägin, et nad olid nagu sest nende silmis tähendas see kohe seda, et on taad ja tiitid. Ja kõik, nii. Algkooli, põhikooli süsteem, jah. Ja no tõesti, ma ütlesin, käisin, et üritasin lahutada, ütlesin ka, et nad uskuge mind, et saame kuidagi jalad alla, et ma ka alles alustan ja vaatan, kuidas ma seda jaotust teen. Ja noh, näiteks täna oligi juba andsin sellele, kusjuures kaksikud, eks mõlemad muusikooli lõpetab viiuliga, aga lihtsalt juba nende vahel on erinevus. Ma vaatasin see, kes siinpool istub, see tulistas kohe ära, vaatasin, et aga see oli siuke taa, titi, tiri, kõik õige, viimase peal siuke hinne 5, tubli. Nüüd pane see, tee nüüd see sama ülesanne. Noh, nüüd on kõik, sa võid kasutada, mis sa vähegi tead. Tupletid, noh, nad ju teavad, eks ju, muusikooli lõpetanud. Aga tee nüüd see, et mine nüüd vastu oma senisele harjumuslikele tegudele. Et väldi, helirida, väldi. Tertsilist 3 et ühesõnaga noh, et umbes, et ja kasuta nüüd rütme, kasuta pause, sest et tal on näiteks ühtegi pausi seal. Ma ju muidugi, vaata, ega ma ei palunud ka. Ja aga samas sa näed tüübil, kes ei ole päevagi musakoolis käinud, kirjutab näiteks Nikita, ta on täitsa noh, ta lihtsalt hakkab torust tulema niimoodi, et ma vaatasin, tal on ma ei pannud isegi tähele, ma arvasin, et tal see esimene oli seal noh, et mingi katsetus on ja et noh, mina ise ka nagu selles mõttes nagu kui sa öeldakse alahindasin, ütleme nii. Vaatasin, kus oli nagu rohkem rütmiseeringut ja siis ma vaatasin, oi, et tal on seal ees üks rida veel, kus oli lihtsalt tal oli niimoodi, et ta oli nagu triool või 3/8 ja siis tuli tükk aega täisnoote, niimoodi hästi mõnusalt. Gregoruse laul mingi. Äkki tuleb jah nagu Gregoruse laul, mis läks, ta kirjutas kõrgemale, kui noh, seal tabelist oli tal võimalik näidata, sest et ta juba teab, et ta on tunnis õppinud, et kuidas noodi loogika on, et kuidas abijooned käivad. Ühesõnaga, ta kirjutas kuni 2. oktavi H-noodini, H-noodini. Inimene, kes pole täiesti null. Tal ei ole mingit plokki ja see on nüüd selle ühe õpetuse võib-olla üks selliseid nagu plusse. Et kuidas nagu leida nüüd, et samas, et ei läheks kaduma ka need, et nad saaksid ikkagi ka õiglast rakendust, need, kes on ikkagi saanud seda klassikalist haridust muusikakoolis näiteks. Aga noh, ma ütlen sulle ka, et noh, neid on tegelikult 3-4, aga me ei tohi neid unarusse jätta. See on nagu võib-olla üks oluline asi ja samas just nimelt, et need, kes nullist hakkavad, et nad julgevad võtta nagu, et need kardavad, umbes, et ma ei oska. Eks mul on siin klassis siuksed ka, mul oli eile oli, aga noh, see oli võib-olla, ma nägin ka, et see oli noormees, kes tõenäoliselt oli vist kaua arvutaga olnud üles. Ma nägin, et ta oli noh, saad see silma vaatest aru, et no lihtsalt nagu noh, lihtsalt enam ei liigu noh. Siis ma lihtsalt täiesti läksin, vaatasin, et nad oligi täitsa kinni lihtsalt. Ja siis nad näed, mis sa siis siuksega teed, eks ju, et ka sellised on, et ta lihtsalt hangub ära nagu. Ja kuna ta näeb ka, tol antakse näiteks tabel ette, ta umbes, et äkki niimoodi. Ja siis loomulikult ta vaatab kõigepealt seda, kus on noh, see nii-öelda, et selle asemel hakata rahulikult lugema, noh nii nagu sa ei hakka lugema teksti, et sa lähed kuskile lõppu, eks ju. Ei, nad võtavad kohe ju graafiliselt selle kõige keerulisem, hakkavad seda puurima ju. Mis asi enharmonism, noh ma ei tea, ma olen seda natuke maininud, eks ju. Aga see ei ole ka meil tegelikult see teema, eks ju. See on paisatud, tähendab siin on olemas nüüd tegelikult kõik see, mis ma räägin esimesel ja näiteks rütmis ka 2. aastal. Kuigi siin puuduvad nüüd tupletid. Aga millest tupletid olid, kas ka mitte plussi all? See on plussi all, nüüd seda võiks, aga ikkagi mulle tundub, et võib-olla äkki sa ei jõuagi sellega. Et äkki see ongi nagu järgmise aasta teema. Aga las ta olla sellel aastal praegu. Ei, ta on nagu pluss, jah, aga mõtlen, mul on ju siin need samad, vaata need plussid tähendavadki seda, et nagu need muusikakooli lapsed, need on kõik pluss tegelikult.
Nendele võid juba niimoodi vaikselt. Neil on ikkagi see värk praegu igav. Noh, nende jaoks on see... Aga neile võiks siis anda just nimelt divergentsemad ülesanded. Niimoodi ma teengi, jah, et juba... Loovamad läheneda ja neile siis lisa... challenge'id pakkuda, eks ole. Ja ma nüüd eks järgmine tund ma nüüd näengi, et mis sealt näiteks kukkus, jah, et mul on nüüd järgmine nädal, eile oli ka mul. Või sa võid neid ju kasutada selleks, et nad hakkaksid, eks ole, vastastik õpetamismeetodil siis teisi aitama. Mind huvitaks just ka see, et nad hakkaksid üksteisele rääkima mu strateegiatest tööle. Ja just see nagu, et isegi, et umbes näe, mul on selline süsteem. Selle mõtte Gerhard on see, et ta teeb valmis ja annab tegelikult oma sõbrale. Ja tegelikult ta peab hakkama selle paberi kaudu, hakkab tegelikult toimuma kommunikatsioon, see sõber peab selle nüüd ära teostama. Et sisuliselt järgmine pool aasta on see pool aasta on see must töö praegu. Eks tegelikult see kõige raskem osa üldse, ma arvan. Et see on see koht, kus on võimalik teha kõige rohkem nagu apsu õpetajana, vigu või mis iganes või mingid asjad, kas liiga palju või liiga vähe. See on see koht, tegelikult selles mõttes kõige kriitilisem hetk üldse selle kogu 3 aasta juures, see esimene pool aasta. Ja siis tegelikult on plaanitud nüüd see, et ma saan nüüd selle jõuludeks selle helikõrguse ka. Ma võtsin täna meelevaldselt, see on jälle eksperiment, et võib-olla ma ei oleks pidanud veel võtma, oleks pidanud tegema, aga ma leian, et praegu sellest tunnist lähtuses ma arvan, et see on ikkagi okei. Et nad juba natuke võtavad, et nad teevad kompleksselt. Võib-olla osal mõnel läks niimoodi on ju, hea küll. Last olla, selles mõttes, et minu see võib ju siis lihtsutatud variandi no ma ei tea, mina olen olnud ükskõik, kas sul on ülikoolis või ma mäletan koolis või põhikoolis on ju. See, et sul on aeg-ajalt mingi sükke asi tuleb sul tunnis on ju. See on okei. See on väga positiivne. See on selline, et sa mõtled... Ma tean, mis juhtub, kui sa sellised asju pole harjunud saama. Ja siis sul äkki näiteks, ütleme esmakordselt, sul tuleb selline asi, oletame vahetad kooli. Sul ei ole neid õpetajad, see tihti peale, mis tänapäeval just on. Lähed sul ja siis sa avastad äkki, et sul enam, vaata ei topita niimoodi. Ja sa avastad äkki ennast ja sa pole harjunud selle tundega. Et selle sellise kriisi momendiga. Ja siis sul lihtsalt on see, et pastakas läheb langeb. Ja siis ongi korras nagu. Ja no sellest võib isegi trauma tekkida. Ei no täpselt, umbes, et sul tekivad alaväärsuskompleksid ja just, ja siis sa lööd täiesti lukku. Et see, ja sükst asja ma olen ise nagu mingis mõttes kuidagi läbi kogenud selle, pluss ma olen näinud igal pool õppijana, õpetajana, jah, kellel sellised kogemused mul läheb ohulambike põlema, nagu ütleb Toomas Sintan, mul läheb ohulambike põlema. Et kui ma näiteks hakkan kuulma juba sellist asjad, aga et ühesõnaga see lihtsustamine, et ma saan aru, aga mul on natuke see mulje, et kas me lihtsustame nagu selle järgi, et kas ametnik nüüd saab aru või mitte. Või me lihtsustame õpilase järgi, kas ta saab aru või mitte. Ikka õpilase järgi ja õpilane timmib ise, kui palju parameetrit ta siis saab nagu muutujaid saab ta siis enda jaoks rakendada. Ja siis ta võib minna ise keerulisemaks. Aga ma ütlen ka, selles mõttes et kui ma ausatades, kui ma nüüd nagu väljun, kuidas ma üldse seda alustasin seda, ma arvan, esimene tund ma ütlesin niimoodi, et ma ütlesin ka, et see on väga eksperiment, eks ju, et ma olen selles mõttes ka ise toores ja katsetan, et kui ta vahest võib juhtuda see, et äkki, see on puhtalt nagu üks tund on nagu igav, teine tund äkki mingi materjal, et siis on no tegelikult sa oot, ja ma ütlesin ka, et aga põhimõte on nagu see, et ma ise olen väga nagu selles mõttes sellest väga entusiastlik ja ütlesin ka, et ma olen nagu laevakapten, et ühesõnaga selline hea laevakapten üritan olla. Et ühesõnaga, me kas koos võidame või lähme koos põhja umbes niimoodi, et selles mõttes, et ma võtan täis vastutuse. Ei, ootad neid ju ka siis... Jah, et selles mõttes ma olen arvestanud, et paljud asjad ei pruugi ka õnnestuda niimoodi, aga üldiselt ikkagi see selline jah, et see vastutus ikkagi on ja ma väga, tähendab, ma arvan, et see vili, lõplik vili, ma arvan, et ühesõnaga meie lõppeesmärk on see, et ära tõestada tegelikult, et kui me nüüd lähme sellele need on ka teine aasta läbitud. Just, jah. Kus siis on nii-öelda, ühesõnaga tal on esimese aasta kantud kätte mutrid, võtmed, kruvikeerajad. Esimene pool aasta, teine pool aasta on seda lihtsalt neid harjutanud, neid keeramisi, naelu. Ja nad tekib natuke mõnes mõttes süke juba et selline, et juba võid juba ühe silma kinni panna ja teha, eks.
noh, ütleme teine aasta on siis see, et kus me lähme sisuliselt ikkagi need samad asjad. Rütm, helivältustele vastavalt siis rütm, eks ju, helikõrgustele meloodia ja ütleme, kui meil on seal nüüd teises poolaastas näiteks see aasta akord, eks ju, siis me võime rääkida harmooniad ja faktuurist, eks ju, lihtsamal kujul. Ja nii edasi, eks. See teine aasta on see, kus neil hakkab kujunema mingi ilming juba näiteks, et mis neid ikkagi huvitab. Mis stiil neid huvitab või missugune ajalooline huvitab ja nii edasi. Ja kolmas aasta on siis selles mõttes kriitika igas mõttes. Et kriitika sellele, et nad suudavad, mida nad kuulavad, mida nad ajaloost teavad. Kriitika ka sellele, mida mina neile õpetasin. Näiteks, noh. Ja kriitikaga on see, et kui nad vahetavad üksteise neid projekte, nad suudavad kriitikat teha, konstruktiivset kriitikat. See on, tegelikult ma teen seda oma tudengitega ka, annan vahetage omavahel. Aga just nimelt, et kui sa vaatad kaastudengi asju, siis sa oled võib-olla kriitilisem või sa saad ise asi selles, et vaata, nad ise kestis, nad on, seal on nagu selles mõttes, et seal ollakse suhteliselt ausad, võin öelda. Et seal üldiselt noored ei ole väga, seal vaata, nad ei ole veel õppinud seda sükest. Üks asi ka nad ei oska ja nad ei taha ka. Et ma arvan, et sellist, nagu öeldakse, sellist puhast nagu sükest õhku rääkida, et seda oskust neil veel ei ole õnneks. Ja loodan, et ka ei tule. Et siis, aga jah, et see viimane aasta on siis tegelikult, siis on see nüüd peaks olema see tõestus ja tõestus läbi selle, et me tegelikult plaan on selline, et me kappame sisuliselt sealt siis hakkame kas minugi pärast sellest antiik-Kreekast, nii nagu hakkab see tegelikult 10. klassi õpik. Viini klassikuteni, sealt paneme